Ma alustasin oma jalutuskäiku reede hommikul, kuna ilm oli hea, päike paistis ja tuulest hoolimata oli soe. Ma kõndisin mitu tundi ja mul õnnestus kuulda palju erinevaid helisid. Kaugeim heli, mida kuulda oli, ükskõik kui kummaliselt see ka ei kõlaks, oli päike. Ma usun, et päike või õigemini päikesekiired annavad häält, mida pole võimalik kirjeldada. Esmapilgul meie helimaailm peaks olema kuuldav kõigile ühesuguselt. Me kõik saame kuulata, kui kusagil sõidab auto või haugub koer, kuid mõeldes sellele, me ise teeme valikud, mida me laseme läbi enda ja kõik, mida me saame kuulata, on individuaalne. Ma kõndisin mitu tundi ja mul õnnestus kuulda palju erinevaid helisid, nii meeldivaid kui ka mitte eriti meeldivaid. Autode ja mootorrataste mootorite valjumüra ei olnud minu jaoks eriti meeldiv. Ma kuulsin ka hääle, mis tuli kaugemalt, see oli minu enda hääl, mis ütles, et ma olen väga väsinud. Kuulsin, kuidas lapsed mängivad ja naeravad koos vanematega, kuidas kõikvõimalikud linnud laulavad oma ilusa ja kõlava häälega. Peale kõige on mul meeles ühe linnu laulmine. Ma ei tea selle nime, aga tema laulmine oli nii ilus ja meloodiline, et ma ei märganud, kuidas ma mitu minutit ühes kohas seisin ja kuulasin seda. Talv oli nii pikk ja vihma polnud juba nii ammu, et ma jõudsin unustada, kuidas see kõlab. Kui sajab vihma, ma lihtsalt tavaliselt istun kodus ja saan rahulikult mõelda oma asjadest ja võib-olla isegi teha endale teed või kohvi. Kahjuks pidin jagama selle väikese jalutamise ainult iseendaga. Oleks tore, kui mu kõrval oleksid mu sõbrannad, hea meelega kuulaksin nende hääli ja jagaksin nendega oma mõtteid, kuid ma ei kurvasta, sest olen kindel, et praegusel hetkel just teie olete mu mõtete kompanjon.